Tervist, sõbrad! Mõni päev tagasi isegi ajakirjandus niisuguse pretsedendit uudise avaldas Eesti Panga tsitaadiga, et ega siis digiraha, mis tuleb, et ega seal vandenõuteooriad, mida räägitakse, et hakatakse inimeste rahade liikumist piirama ja ideoloogilistel alustel, et see ei pea paika. Noh, need on niisugused nõukogude stiilis kirjatükid, seal ka eitati kõike, pärast tuli, aga nõukogude ajaga seostub mulle veel digirahaga see, et loomulikult nõukogude ajal digiraha ei olnud, aga mis nõukogude perioodi lõpul oli see, et rubla enda sisemine kurss hakkas väga tugevasti muutuma ja varieeruma. See tähendab seda, et internetipanka toona ei olnud, keegi ei tahtnud ülekanderaha nõukogude rubla lõpul ja helistati sularaha. Sest tehinguid oli vaja teha, näiteks sõitsid Venemaale metalli järgi, oli sularaha tarvis kuskilt, et ütled, et ma kannan sul rublasid üle, keegi ei uskunud seda. Ja sellepärast ega Nõukogude riik ja Nõukogude riigi pangad ei olnud ka lollid, et kehtestati sularaha rublale kurss kuni siis 1,50. See tähendab seda, et oli sul võib-olla konto peal 10 000 rubla, aga sularahast said välja võtta, selle siis arvestati 200 rublaks. Nii et midagi taolist saab teha ka põhimõtteliselt, nagu öeldakse, et digieuro hakkab mitte asendama, vaid täiendama siis sularaha eurot. Et põhimõtteliselt ja mis siis Euroopa Keskpank ütles, mis see põhjus on, paar päeva tagasi ütles, et põhjus on see, et USA-ga lähevad suhted halvaks, SWIFTist lülitatakse välja, nagu Venemaa 2022 lülitati SWIFTist välja, tuleb luua oma süsteemid. Kaardimaksetel Visa ja Maestro saadavad ka nagu puu taha, ütlevad lepingu üles Euroopale, tuleb siis kasutada digieurot. Ja eks see ongi see, et mina seda ei arva, et digieuro nüüd selles mõttes võimaldab rohkem ideoloogilist raha teha nagu täna see on, sest kui te vaatate pankade arendusi, et mujal Euroopas see juba on niimoodi, aga LHV-l on ka pandud veel juurde praegu testversioonis raha ülekande põhjus. Et praegu on selgitus viitenumber saate panna, aga tegelikult on juba valmis tehtud ka selline lahendus nagu, et raha ülekandmise põhjus, et seal on siis palk ja mis seal kõik need rubriigid nagu on. Mujal Euroopas juba see on niimoodi ja tegelikult inimesi kotitakse sellega. Ja seal saab ka paralleelit tuua nõukogude ajaga talongisüsteemiga. See ongi uus talongisüsteem elektroonilisel kujul, mis tähendab siis seda, et sulle määratakse kvoodid. Et ülalpidamiskuludeks võid näiteks kuus panna seal 30%, muudeks ostudeks 20%, investeeringuteks 30%. Ma toon suvalised rubriigid praegu, eks need määratakse täpsemalt paika. Ja sul võib raha olla, nagu nõukogude ajal, sul võis ju rublasid olla, aga kui talonge ei olnud, siis osta ei saanud. Et niisama lihtne ongi ja eks need ajad tulevad kõik tagasi. Ja kahjuks, mitte ükski erakond sellest ei räägi. See tähendab seda, see on otseselt meie riikluse, iseseisvuse, rahva vastane. Sellest tuleb rääkima hakata ja tegelikult sellistest liitudest tuleb välja astuda, mis rahvast niimoodi kotivad.